Tere õhtust. Jah, see on tõesti teema, millega ma olen tegelenud oma magistritöö raames. Siin on ka mõned inimesed, kes istusid selles samas komisjonis, et neile võib see natukene déjà vu mõju olla. Ka mulle on kahjuks ajanappusest ei ole ma väga jõudnud ka seda esitlust otseselt muuta, aga ta võib-olla näeb nüüd natuke vähem välja kui magistritöö kaitsmine. Igatahes, milles on probleem? Võib-olla internetis, aga noh. Tuli ära. Igatahes, milles on probleem? Oma magistritöös ma vaatlesingi seda, et mis seis on meil valdkonnas selle mõistega, millega me seda valdkonda nimetame. Nagu me siin näeme, mis mind kõige rohkem üllatas sel hetkel, kui ma sellest teada sain, on see olukord siin, kus Õss soovitab siis kaasaegse kunsti mõiste asemel kasutada sõna moodne kunst. Et sisuliselt see asi sai minu jaoks alguse 2000, millal oli nüüd üks hetk, lähme esitluse juurde. Sisuliselt jah, et see asi sai minu jaoks alguse 2013, kui Maria Vellavoog kutsus kokku Artis Kukunuudi raames ühe vestlusringi, milles me kohtusimegi vist kaasaegse kunsti Eesti keskuses sel hetkel. Seal oli päris mitu inimest laua taga ja küsimus all oligi kaasaegse kunsti mõiste ja sel hetkel ma saingi aru, et ma olen nagu, ma olin vist bakatudeng siis, et ma olen sisenemas valdkonda, millel ei ole nagu, või millel on nimi, mida valdkonna inimesed ise kasutavad, aga mis siis nagu laiemas keelelises olukorras ei ole nagu tunnistatud korrektseks. Sealt edasi hakkasingi mõtlema, mis olukord siis selle võis tingida. Et sisuliselt meil on olukord, kus kaasaegne kunst ei ole keeleliselt korrektne just sellepärast, et sõna kaasaegne ei ole lubatud kasutada üksinda. See vajab enda juurde alati täpsustust, kelle mille kaasaegne ja samas juba ennetavalt võib öelda, et kui me ütleksime meie kaasaegne kunst või kellegi teise kaasaegne kunst, siis see ei ole enam see, millest me räägime. Aga selle töö käigus ma siis hakkasingi vaikselt uurima neid tagamaid ja sisuliselt esimese väitena, mis seal samas vestlusringis käis ka välja, oli see, et selle vastu võideldi väga jõuliselt nõukogude perioodil, millest siis võib aru saada, et see sõna järelikult oli laialdaselt kasutusel siis. Töös vaatlesingi sisuliselt nii seda keelelist arengut, kus see sõna on tulnud, kui ka siis kultuurilist kasutust sellel sõnal, et põhimõtteliselt nende slaidide ülesehitus hakkab olema see, et siis paremal pool on lihtsalt allikad, millele need nii-öelda väited on nagu toetunud või kus see informatsioon pärineb, aga sisuliselt siis pihta hakkas see asi 2017 aasta varatalvest, et vaatasingi magistritööd uuesti üle lugedes, mida ma siis 2018 alguses kaitsesin, et olukord siiamaani ei ole muutunud, ma ei ole ka ise jõudnud sellega pärast magistritöö kaitsemist tegeleda, aga mis on see info, mille ma sealt sain ja mis on need tagamaad sellele, miks meil olukord on selline, nagu see on. Et sisuliselt see sõna kaasaegne tuleb vene sõnast savremennõi, mis ei ole väga paljudele muuseum üllatus. 60-ndast alates on see muutunud massiliselt kasutatavaks. Kui Õssi nüüd vaadata, siis 1960. aastal tõi selle sõna juures, või ei toonudki selle sõna juures välja mingit muud täpsustust, aga alates 76. aastast ongi olnud selle juures alati olnud see kitsendus, et kaasaegselt on lubatud ainult kasutada selles konkreetses tähenduses, ehk siis kellega või millegagi samaaegne. Siis sisuliselt viimased 50 aastat ei ole nagu see olukord muutunud. Mis selle tagamaa on see, et kui see sõna vene keelest eesti keelde üle toodi, siis oligi olukord selline, et lihtsalt sellist
väljendit, et kellegagi või millegagi samaaegne sellist eesti keeles ei olnud, seda siis nimetati nii-öelda rikastavaks tähenduseks sellele sõnale ja samas vene keelest tulid üle ka needsamad tähendused nagu tänapäevane, ajakohane, nii edasi, mis siis toonaste keeleuurijate ja ka Henn Saari poolt, kes oli nii-öelda üks prominentsemaid keeleuurijaid ja keeleinimesi sel hetkel, neid nimetati siis keelt vaesestavateks omadusteks, ehk siis nad hakkasid üle võtma juba eesti keeles eksisteerivaid sõnu ja selle võrra justkui jäi keel vaesemaks. Jah, aga noh, mis võib-olla selle õssi juures mind kõige rohkem häiris, oligi see kaasaegne kunst, moodne kunst, soovitus, mis siis sisuliselt suunab sünonüümideks muutma kaasaegset kunsti ja modernset kunsti, aga see ei ole üldse probleem tegelikult, sest selle võib väga kergelt asendada sõnaga nüüdiskunst. Ja selleni ma jõuan ka nüüd kohe varsti. Aga mis ma siis veel seal magistritöös nii-öelda tegin, ma korraks vaatasin, kuidas valdkond kasutab neid väljendeid ja selle jaoks oli kokku nii-öelda pandud üks väike juhtumi uuring, mille siis valimiks ma võtsingi sellesama Artis Kukunuudi raames tekkinud diskussiooni, mis koosnes 15 artiklist, 14 autorilt. Siin kõrval näetegi, kes on olnud need kirjutajad, kelle nii-öelda sõnakasutust ma siis hübriidsema diskursusanalüüsi meetodil vaatlesin. Sisuliselt selle tulemus oligi see, et enamik justkui tajus, et on mingi teatav spetsiifika. Suurele osale suurele osale inimestest oli see kõik justkui nagu sünonüümne ja mõned isegi nagu defineerisid ka, mis asi on kaasaegne kunst ja mida see võiks üldse tähendada. Ehk siis sisuliselt jagunes justkui kolmandike kaupa suhteliselt võrdselt ära. Ehk siis võib öelda, et on suhteliselt ühtlane segadus valdkonnas. Sealt edasi nõukogude kaasaegne selle ideoloogia, mis põhimõtteliselt pidi avama seda telgitagust, et miks selle kaasaegsuse kui sõna vastu hakati niimoodi võitlema ja miks, sisuliselt õssi keeletoimetajad ja esitoimetajad on ka nagu öelnud, et sisuliselt see, et kaasaegne ei ole lubatud kasutada nii, nagu kunstiinimesed seda tahaksid kasutada, tuleneb ka veidi sellest, et tegemist oli natukene nagu venestamise vastase kampaaniaga, mis nüüd tänapäeval on muutunud natukene nagu anglitsismi vastaseks kampaaniaks, kuna eeldatakse, et see on lihtsalt otsetõlge ingliskeelsest sõnast contemporary, aga ei ole, aga põhjendused ma annan natuke hiljem. Aga nõukogude kaasaegne siis oligi suuresti samamoodi defineerimata kategooria. Mingis mõttes see tuli sulaajastul kaasa tulnud nagu kunsti või mingis mõttes nagu ideoloogilise surve lahjenemisega, aga ta hakkas asendama sõna realism, ehk siis 50-ndast väga domineeriva jäänud realismi mõiste siis asendus sõnaga kaasaegne, mis oli justkui selle realismi ideoloogia mahendus. Ja siin ma ka vaatasin laiemalt, või isegi mitte laiemalt, vaid suhteliselt kitsalt 3 eri taustaga autori tekste, kuidas nemad seda kasutasid, kuidas nad sealt, või kuidas nendest tekstidest on võimalik välja lugeda, mida nad silmas pidasid selle kasutuse all, ning lisaks õnneks oli ka võimalik kasutada nagu sekundaarseid allikaid, ehk siis Liisa Kaljula magistritööd ja Liis Kubuspuu bakalaureuse tööd, mis võtsid nagu seda ajastut natuke konkreetsemalt ja üldistavamalt kokku. Aga sisuliselt sel hetkel oligi võimalik rääkida kaasaegsusest kui teatavast loomuliikustunud domineerivast diskursusest, sest ühelt poolt oli see kaasaegsuse programmilisus peale surutud võimude poolt, teisest küljest see tundus, et see tuleb justkui ka loomulikult kunstnike enda kirjutistest, nagu Enn Põldroosi tekst, millele siin paremal pool on viidatud. Et jah, minu jaoks oli see mingis mõttes sel hetkel ka üllatus, et
ja kui üritada natuke neid tekste lugedes kõrvale lükata nende tekstide kontekst ja võib-olla võtta sealt välja mingid konkreetsed vihjed sellele, et see tekst pärineb sellest ajast, siis vabalt oleks kohati võinud ka selle teksti tuua täiesti kaasaega. Et see sõnakasutus ja mingi teatav üldine hägusus, kui räägitakse kaasaegsusest, siis see justkui nagu oli olemas nii seal kui kohati ka tänapäeval. Aga see on siis mingis mõttes see Eesti kontekst sellele, et miks see sõna seni on olnud siis keeleinimeste poolt mitte soositav, sest et ta oli osa justkui Nõukogude ideoloogiast ja teatud aja nagu domineeriv fraas, mis juba sel hetkel tegi keeleinimestele peavalu ja vist ongi läbi käinud ka siuksed laused, et juba Nõukogude ajal pidi nagu väga võitlema selle sõna vastu ja nüüd peab taaskord. Aga siis jah, nüüd päris küsimuse juurde, et miks siis mitte nüüdiskunst ja mis asi see kaasaegsus siis üldse on. Et ma kõigepealt nagu lahutaks üldse see sõna kaasaegne sõnast kunst, et seda võiks korra vaadelda nagu eraldiseisvalt. Sisuliselt võib öelda, et kaasaegsus on aja olemust mõtestav filosoofiline teoreetiline kategooria. Ütleme, et see, vähemalt need autorid, kes sellest kirjutavad, on ise ka öelnud, et selle nagu tähenduses on toimunud nihe alates nullindatest alates, kus see on muutunud nii-öelda argitähenduselt rohkem kriitilise konstruktsiooni suunas. Autorid, kellele ma suuresti toetun, on Giorgio Agamben, kes on kirjutanud essee, mis on kaasaegne, mis tegelikult ei ole nüüd, ta on väga palju viidatud, ta on väga sageli nagu tagataskust võetav asi, millega hakata siis defineerima kaasaegsust, kui tegelikult sealt midagi otseselt nagu peale poeetiliste käsitluste ja paradoksaalsete filosoofiliste konstruktsioonide nagu võtta ei ole. Nüüd teine asi, mis sel hetkel, kui ma kirjutama hakkasin, millest oli väljas üks kogumik, suhteliselt väike essee, on Geoff Coxi ja Jakob Lundi seeria Contemporary Condition, mis on siis Aarhusi ülikooli juurde loodud uurimusrühm, mis minu arust praeguse hetkeks on välja andnud juba 13 sarnast kogumikku, mida mul ei ole küll olnud võimalus kõike läbi töötada. Esialgu oli see lootus, et sellega jõuab tänaseks ka tegeleda. Aga see on siis kindlasti üks asi, kui kedagi vähegi huvitab, siis seda võiks nagu edasi jälgida. Ja siis Peter Osborne, kes on samamoodi kunstiuuriline filosoof, kes on siis, kelle selline natuke paksem kogumik Anywhere or Not at All Philosophy of Contemporary Art mingis mõttes tutvustab tema ajafilosoofia käsitlust või kaasaegsus kui ajafilosoofia käsitlust, aga seob sellega kaasaegse kunstiga. Ja siis teine keskne kirjutaja siin kontekstis oli Terry Smith, kes on kunagi Art and Language'i liige, aga ka nagu nüüd pigem kunstiteoreetik, aga ta lähtub suuresti empiiriliselt kogu oma käsitluses, ehk siis suuresti oma kogemuse baasilt, mida ta on kogenud kunstnikuna ja kunstivaldkonnas töötajana. Aga jah, ma loen tegelikult ühe lõigu siit, mis on lihtsalt üks väga lihtsustatud näide, et ei hakkaks liiga sügavale sellesse ajafilosoofia sisse minema, aga üks lihtsustatud näide, mis võib-olla toob välja selle, mis asi kaasaegsus ideena võib olla. Et kaasaegsus on idee, mis on välja kujunenud esmapilgul olemasolevast, kuid seda võib sisuliselt nimetada ka olemasoleva ümbermõtestamiseks ning ühtlasi aja olemuse ümbermõtestamiseks. Temporaalsuste kokkutulemine ajas on vaieldamatult ebaühtlane, kihiline ja ka segane ning nii-öelda kaasaegsuse ajastu on alanud ja kanda kinnitanud ilma selge eraldusjooneta või paradigmaatilise murranguta, mis ei ole otseselt muidugi üllatav. Ajafilosoofiasse sügavamale minnes saab Osborne'ile tuginedes öelda, et kaasaegsuse idee seisneb peamiselt ühese ajaloolise oleviku aja kehtestamises, ehk siis single historical time of the present. Seda nii hetkes kui minevikus, mistõttu on see ka üks võimalusi ajaloolisele olevikule viitamiseks ehk mineviku olevikuna käsitlemiseks ning on seega juba oma olemuselt teoreetiliselt väga problemaatiline ideestik, kuid Osborne'i arvates tungivalt vältimatu. Teisalt tuleks esile tuua ka Terry Smithi mõttearendus kaasaegsusest, mis küll paratamatult lähtub jällegi modernsuse kõrvutamisest kaasajaga. Kui modernne aeg jaotas maailma ideeliselt kaheks, hoides innukalt seda eristust, hoides innukalt seda eristust, et üks osa maailmast, mis oli modernne,
seda võib siduda ka arenenud maade mõistega ning teine osa, olgugi et füüsiliselt samas ajas, mis ei olnud modernne, ehk siis nii-öelda arengumaad. Niisiis selles modernsuse keskse kõrvalnähuna tekkinud kultuurilises imperialismis paigutusid moderndsete suhtes justkui minevikku, ehk see ajas tahapoole, olles modernsete jaoks modernses ajas siis mitte kaasaegsed. Et see tendents on nüüd viimaste kümnenditega tugevalt muutunud ning modernsuse narratiivi kõrval on tekkinud terve plejaad ajalugusid ja ka aegu, mis eelnevalt olid mõtestatud kui ajast maas olevad. Sellest tulenevalt pakub Smith esmalt selle uue ajalisuse juurde näiteks postkoloniaalse aja või maailma muusikast tuleneva maailma aja mõisted, kuid leiab, et ka need ei ole piisavalt avarad, et hõlmata maailma kultuuride ja erinevate temporaalsuste heterogeensusi. Siiski ei saaks selle koha peal kasutada ka mõistet kaasaegne aeg, sest see eeldaks näilist ühtsust. Mistõttu ainus võimalik sõnastus, mis suudaks empaatiliselt hoomata seda mitmekesist ajalist olukorda, milles maailm hetkel ongi kaasaegsus. Ehk siis sisuliselt see ongi nagu see, mida mingis mõttes need teoreetikud peavad silmas kaasaegsuse all. Ehk siis teatav sünkroonsus, mis on tekkinud postmodernses olevikus, ütleme nii. Aga mis on selle seos nüüd kaasaegse kunstiga? See on nüüd omaette asi. Aga sisuliselt võibki lihtsalt kokku võtta tegelikult selle kõige alumise rea järgi, et modernne aeg ja kaasaegne aeg, kui modernsus oli suunatud uue suunas, siis kaasaegne aeg on suunatud praeguse suunas. Modernsusel oli ühtne tulevik, kaasaegsusel on ühtne olevik ja siis teatav nagu progresseeruv loogika versus nagu sünkroonis olev loogika. Nüüd, kui me hakkame kaasaegsest kunstist rääkima, siin on ka muidugi erinevaid tõlgendusi, aga need samad autorid, nüüd lisaks veel Camille Van Winkel, kes on uurinud oma doktoritöös kaasaegse kunsti kui postkontseptuaalse kunsti, siis sisuliselt kaasaegse kunsti kui ütleme ajastu algust võib ka viia 3 erinevasse punkti ajas. Sisuliselt on need aastad 1945, umbes 60-ndad või 1983, ehk siis neist mitte kaks esimest, vaid esimene ja kolmas on epohilised, ehk siis teatavad nagu ajaloolist murrangut silmas pidevad lähtepunktid ja keskmine on siis pigem ontoloogiline, mis on kuidagi kunsti olemusest nii-öelda tuletatav. Ma ise pean viljakamaks kõige viljakamaks teist varianti, mis on siis seab oma alguspunkti kontseptualismi ja sisuliselt kontseptualismi ideestiku ja selle nii-öelda osalise ebaõnnestumisest tuleneva murranguga kunstis, ehk siis kontseptualismi eesmärk oli idee poolest kunsti muutmine ideeks, aga sisuliselt see, kus me praegu eksisteerib tänu sellele, kontseptualism selles idees ebaõnnestus. Aga kui me räägime nüüd Eesti kontekstis, siis me ei saa muidugi rääkimata jätta sellest kolmandast periodiseeringust, ehk siis sisuliselt Berliini müüri lagunemisest ja selle endise ida tekkimisest. Mis selles kontekstis on ka veel huvitav ongi, et selle sama endise idaga nii-öelda ja 90 algusega kui ka mis sellega meid rohkem seob peale selle, et me paikneme seal, on ka see sama sünkroonsuse mõiste, sest et sellega tuli kaasa ka näiteks Soorose kaasaegse kunsti Eesti Keskus, mitte Eesti Keskus, Soorose kaasaegse kunsti keskuste sisse toomine Ida-Euroopasse ja Soorose keskuste selles nii-öelda mission statementis või selles nende eksistentsi põhjendavates tekstides on välja toodud, et selle üheks eesmärgiks oligi Ida-Euroopa sünkroniseerimine. See, kus see konflikt jällegi tuleb Eesti kaasaegse kunsti kontekstis ongi teatud määral võib-olla tõlgendatavgi siis selle
välise sissetoomisega jällegi, kuna 90-ndatel suhteliselt jõuliselt tuli see nii-öelda juba läänes valminud kaasaegse kunsti institutsionaalne diskursus Eestisse, siis siin võibki näha natuke paralleele selle peal, kuidas nõukogude aja kaasaegne oli ka teatav nagu ideoloogiline surve või ka ideeline konstruktsioon, mis tuli ideoloogilise survega, siis 90-ndatel tulnud kaasaegse kunsti siis jah, põhimõtteliselt võib sarnaselt näha seda, kuidas see kaasaegne kunst samamoodi on justkui väliselt sisse toodud. Ja kui alguses nõukogude kontekstis sai räägitud venestamisest, siis nüüd saab rääkida natukene nagu anglitsismi võtmes sellest asjast. Aga siin ma üritan kokku võtta kuidagi kogu selle infot ja mahutada seda siia aja piiridesse. Aga sellest jah, isiklikult ma ikkagi nagu toetuksin kõige rohkem sellele teisele periodiseeringule, mis peabki kaasaegse kunsti lähtepunktiks 60. 70-ndaid ja nii-öelda kontseptuaalse kunsti teket. Ehk siis siin all on ka Camille van Winkeli välja toodud nii-öelda justkui kaasaegse kunsti definitsioon. Ma muidugi ise väga definitsioone ei poolda, kuid see on jällegi olukord, kus õiss selles mõttes keelduks kaasaegse kunsti sõnana tunnistamiseks ilma, et sellel oleks definitsioon, et selles kontekstis on teatav defineerimine ikkagi vajatud. Aga Camille van Winkel näebki siis seda postkontseptuaalsust mitte siis kui kaasaegse kunsti omadust või et kaasaegne kunst ongi postkontseptualism, vaid et postkontseptuaalsus on eeldus kaasaegse kunsti olemasoluks. Et sellega tulebki kaasa institutsionaalne võrgustik, teatav nagu retseptsioonimehhanism ja siis seda kunsti produtseerivad institutsioonid. Aga kui nüüd, ma loodan, et olete need punktid läbi lugenud, et ma ei hakka neid nagu ise ette lugema. Ja siis ja kokkuvõtteks siis ongi see, et nende kolme teema nagu sümbioosina, mis on siis see keeleline kontekst, nõude kontekst ja rahvusvaheline kontekst, saigi kokkuvõtmalt tuletatud siis nii-öelda selline kokkuvõte, et valdkonnas justkui on mitmeti mõistetavus ühtlane, et kolmandik ei tunneta asja mõistena, kolmandik tajus mõistelisust ilma terminita ja kolmandik tähistas mõistet teadlikult. Mu töös oli hüpoteesiks see, et see konflikt tulenebki, või praegune olukord tulenebki nõukogude ja lääne kunsti diskursuste, ütleme siis nõukogude kaasaegsuse nagu diskursuse jäänukist meie ühiskonnas, mis on siis konflikti astunud läänest toodud kaasaegse kunsti diskursusega. See, et seda asja nüüd, ma küll vastasin sellele, et jah, nii on, aga see ei ole nüüd täiesti 100% jah, nii on, sest et seal vahel on puudu tegelikult lähem vaatlus 70-ndate, 80-ndate ja 90-ndate kunstile, või ütleme siis 90-ndate alguse kunstile, et see on nagu eeldus, mis hüppab 60-ndate analüüsist otse 0-ndatesse, aga ta võib ka paika pidada. Aga mida ma siiski näen, et on vaja teha, ongi liikuda teatava terminoloogilise konkretiseerimise suunas, mida ma arvan, et see töö teatud määral ka tegi ja mida ma arvan, et tegelikult see termin ise on juba ka teinud, mida ma sellest töös ka väitsin. Ehk siis see termin on leksikaliseerunud, see on nüüd üks osa sellest tööst, mis sai tehtud selle eesmärgiga, et pärast, kui see töö on tehtud, saab sellega minna otse Eesti Keele Instituuti, mida ma kahjuks ei ole siiani jõudnud teha. Aga et termini leksikaliseerumine on osa siis nii-öelda protsessist, kuidas keel areneb ja kuidas mingid uued nähtused saavad osaks keele olemusest, või keele siis mitte olemusest, vaid mis võib see sõna olla? Keelest endast, jah, täpselt. Aga et on olemas spetsiifilise tähenduse olemasolu. Tähendus ise on nendest lähtekomponentidest tuletamatu ja on olemas produktiivsuse kadu, ehk siis kaasaegse kunsti all ei pea me silmas lihtsalt seda, et see on kunst, mis eksisteerib meie kaasajal. See ei ole lihtsalt
tänapäevane kunst, vaid see on justkui nagu midagi enamat. Ja selle töö lõppu ma siis paningi sellise nii-öelda definitsiooni, mis sellel hetkel tundus, et võiks võib-olla toimida. See on siis nüüd mitte Õssist lähtuvalt, vaid eesti keele seletavast sõnaraamatust lähtuvalt, et kaasaegne kunst on kunstivaldkond, mis suhestub enda kaasaja omapäradega ning mille tulemus tuleneb kontseptuaalse kunstipärandist. Tegemist on olemuslikult valdkonda piiritleva mõistega, võib tähistada ka valdkonnast tulenevat üksikut teost. Ei soovita tähenduses tänapäevane kunst, praegusaegne kunst, nüüdiskunst, moodne kunst. Ja siis mõne näite lausena lihtsalt kaasaegne kunst täna ei ole enam sama, mis 5 aastat tagasi, mis muidugi ei tähenda, et neil oleks omavahelist seost. Igor Saabel. Ja kunstnik, kelle loomingut võib pidada kaasaegseks kunstiks. Et umbes selline oli seis siis 2018 aasta jaanuaris. Mäletan ka väga hästi, kuidas Kristina komisjonist ütles, et nüüd järgmise asjana mine tee see Wikipedia artikkel ära. Ei ole tehtud. Et selles mõttes sinna paika see hetk jäi, kuid teema ei ole mu peas kadunud, lihtsalt igas päevas on ainult 24 tundi. See oleks minu poolt kõik.